Tänase sõnavõtu pealkiri on siis lühidalt Jumal, kuna see on siis esimene osa sellest kolmeosalise seeria nii-öelda pealkirjast. Et Jumal, teised ja mina, siis tänasel juhul on siis võetud nii-öelda on teemaks Jumal. Ja mis aspekti ma sellest nii-öelda siis käsitlen, sellest saate kohe teada. Aga sõnavõtu teemasalmiks olen ma valinud Johannese evangeeliumi 10. peatükist salmi 14. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Sellel salmil praegu tegelikult rohkem ei peatukski. Et me jõuame selle salmi juurde tagasi ja pärast seda teemaarendust see salm mõnes mõttes sinna ümber tekib ka kontekst, miks ma just selle olen valinud. Aga ma tahaksin alustada seda teemaarendust väikese looga minu enda elust. Ma usun, et teil kõigil on selliseid inimesi teie eludes, kes mingitel perioodidel on osa meie elust ja siis olukorrad muutuvad ja igaüks justkui läheb nagu oma teed. Et näiteks, kui palju teil on kunagi põhikoolis olnud kontakte või keskkoolis ja võib-olla ka nagu ülikoolipäevil on olnud inimesi, kellega me oleme hästi läbi saanud, aga et nad praeguseks ajaks ei pruugi nagu enam kuuluda aktiivselt meie eludesse, sest et igal ühel on omad elud ja erinevad tegevused. Ja elutee on lihtsalt inimesed nii-öelda viinud kas või erinevatesse maailma otstesse või midagi sellist. Aga see minu lugu pärineb tegelikult nüüd juba 10 aasta tagusest ajast. Ja see ongi seotud ühe sellise inimesega, keda praegu aktiivselt minu elus tegelikult ei ole. Tollal ma õppisin Taanis ja siis nende õpingute ajal või sellel perioodil juhtus minu nii-öelda suhtlusringkonnas olema üks neiu, kellega me üsna regulaarselt Facebooki vahendusel elust ja olust suhtlesime ja arutasime. Ja mõningatel juhtudel suvelkuudel, kui ma vahel olin ka nagu Eestimaal, et siis mõnikord suhtlesime ka telefoni teel, kui igav oli. Ja siis ühel päeval juhtus selline asi, et ta mulle Facebookis enam ei vastanud. Ja seda päris mitmeid päeva järjest, sisuliselt võis ütelda, et oli nagu täiesti eetrivaikus. Ja ühel hetkel ma siis nagu leidsin, et midagi ebatavalist on toimumas. Ja ma otsustasin talle helistada ja paaril päeval ei saanud ma tegelikult teda telefoni teel ka kätte. Aga siis ühel päeval juhtus tegelikult vastas sellele telefonile. Ja ega ma nagu midagi nagu küsidagi ei jõudnud, et mis toimub, mis värk on, eks ole, et kas midagi juhtunud. Et kui ta rääkis oma nii-öelda loo, et nädala paar tagasi siis tolle hetkel või nagu sellest kõnest, et juhtus temaga selline asi, et ta oli olnud vannitoas ja põrand oli olnud märg ja libe. Ta oli sellel kukkunud, ta libises ja kukkus põhimõtteliselt peaga vastu vanni ja selle tulemusena oli tekkinud mäluauk. Et arsti hinnangul pidis olema siis nii-öelda ajutine asi, ajutine mälukaotus ja et aja jooksul pidavat mälu tagasi tulema. Ja nii see tõesti oli, et paari kuu möödudes ta, tundis mind jälle ära, aga et nagu paari kuu möödudes tuligi tal tegelikult nagu mälu tagasi. Aga siis oma nii-öelda selle sündmuste või läbielude kirjelduste lõppu küsis ta minult küsimuse, mis ei ole mul kunagi tegelikult meelest läinud. Ja ta küsis sellise asja, et kes sa mulle oled? Kas teie hulgast siit saalist keegi oskab vastata, kui ma küsiksin teie käest küsimuse retooriliselt, et kes sa mulle oled? Kas suudaksid sekundiga vastata? Igatahes ma mäletan, et selline küsimus oli minu jaoks too hetk niivõrd ootamatu. Et ega see vastus midagi erilist ei olnud, midagi puterdasin ma kokku. Ja nagu ma mainisin, siis tegelikult mälu hiljem tuli tagasi ja see küsimus ei olnud enam päevakorras. Aga mulle endale see küsimus ei andnud pärast seda enam rahu. Kes sa mulle oled? Mis ma arvan, kes ma olen kellegi jaoks?
ma ei olnud selle peale tegelikult kunagi mõelnud. Aga sellele sündmusele järgnevatel aastatel olen ma tihtipeale sellesse küsimusse süübinud. Näiteks ma mäletan ühte perioodi, kus ma tihtipeale õhtuti voodis lesidis ja lage vaadates hakkasin ma läbi käima erinevaid inimesi, sõpru ja tuttavaid ning mõtlema, et kui üks või teine minu käest siis seda küsimust küsiks, et mis ma neile siis vastaksin. Ja tegelikult ma julgelt soovitan seda harjutust ka teilegi, et see on väga suurepärane mõtteharjutus, mille peale aega kulutada õhtuti, kui magama ei jää. Aga see mõtteharjutus korduvalt lõppes ära siis, kui ma jõudsin ühe konkreetse nimeni, sest et ma ei osanud enne unetulekut mitte midagi tarka välja mõtelda. Ja see olukord, et ma ei oska seda vastust selle konkreetse inimese puhul välja mõtelda, ei andnud mulle rahu. Ja õhtuti lage vaadates asendus nii-öelda see üks mõtteharjutus asendus teisega. Et enam ei üritanud ma analüüsida, mis ma arvan, kes ma kellelegi olen, vaid üritasin aru saada, et miks on sellele küsimusele kohati nii keeruline vastata. Ja ühel õhtul jõudis mulle pärale, et selle küsimuse vastus ei sõltu tegelikult teistest inimestest, vaid see on puhtalt seotud minu endaga. Sellest, mida ma olen sellele teisele inimesele teinud või valmis tema jaoks tegema. Et kui ma arvan, et ma olen kellegi sõber, siis ma aitan teda hea meelega või lähen vahel külla, sest et ma päriselt ka tahan teada, et kuidas tal läheb. No, muidugi probleemseks muutub olukord siis, kui teine inimene ei arva, et ta on minu sõber ja ei taha, et ma tal külas käiksin. Aga see on natukene teine teema juba. Ja igatahes selle järelduseni jõudmine oli minu jaoks tegelikult natukene problemaatiline, sest et oma loomu poolest ma kaldun natukene introvertsusesse ja inimestele külla minek nõuab vahel väga suurt pealehakkamist. Aga sellega see mõtteärendus veel ei lõppenud. Kulus veel mõni aasta, kuni ma selle teema analüüsimisega jõudsin sammukese edasi Jumalani. Et kuidas on meil Jumalaga lood? Alustame kõigepealt natukene lihtsamast küljest. Et sellest, et kui küsiksime Jumalalt küsimuse, Jumal, kes sa mulle oled, siis mis ta võiks vastata? Meil on piibli vahendusel tegelikult võimalik vaadata, mida Jumal on ühele või teisele inimesele ütelnud. Esimene koht, mis ma leidsin, kus piibel kirjeldab seda, kuidas Jumal ennast kellelegi tutvustab ja ütleb, kes ta on, asub esimese Moosese raamatus 15. peatükis. See on see peatükk, kus Jumal teeb Aabrahamiga lepingu ja lubab, et temast saab suur rahvas. Ja ma loeks siis esimese Moosese raamat 15. peatükk ja salmidest 1-7. Nii. 15. 18. Salmid 1-7. Pärast neid lugusid tuli Aabrahamile nägemuse sissanda sõna, kes ütles, ära karda, Aabraham, mina olen sulle kilbiks, sinu tasu on väga suur. Aga Aabraham ütles, issand Jumal, mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Eliezer Damaskusest. Ja Aabraham ütles, vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks. Ja vaata, temale tuli issanda sõna, kes ütles, tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija. Ja ta viis tema õue ning ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta uskus issandat ning see arvati temale õiguseks. Ja ta ütles temale, mina olen issand, kes tõi sind Kaldea Uurist, et anda sulle päranduseks see maa. Siin kirjeldab Jumal väga täpselt, kes ta Aabrahamil on ja mis ta talle on lubanud teha. Mina olen sulle kilbiks, sinu tasu on väga suur.
mina olen toonud sind Kaldea uurist, et anda sulle see maa. Jumal tutvustab ennast mõneti sarnaselt ka Iisakile. Esimese Moosese, see on siis nüüd 26. peatükist ja salm 24. Ja issand ilmutas ennast temale sel samal ööl ning ütles, mina olen su isa Abrahami Jumal. Ära karda, sest ma olen sinuga ja õnnistan sind. Ma teen su soo paljuks oma sulase Abrahami pärast. Ja sarnaselt tutvustab Jumal ennast ka Jaakobile. Esimese Moosese raamatu peatükk siis nüüd 46 ja salmid 2-4. See on koht, kus Jaakob on teada saanud, et Joosep, kes tema vendade poolt müüdi ära Egiptusesse orjaks, on jätkuvalt elus ja Jaakob on otsustanud minna Joosepi juurde Egiptusesse. Ehk siis esimese Moosese 46 salmid 2-4. Ja Jumal rääkis Iisraeliga öistes nägemustes ja ta ütles, Jaakob, Jaakob. Ja see vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, mina olen Jumal, sinu isa Jumal. Ära karda minna Egiptusesse, sest ma teen sind seal suureks rahvaks. Mina lähen koos sinuga Egiptusesse ja toon sind sealt tagasi. Ja Joosep suleb oma kätega su silmad. Sarnaseid salme on edaspidi tegelikult veel ja palju. Näiteks Moosese kutsumisel ütleb Jumal, et mina olen sinu vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Ja Moosesele ei olnudki tegelikult rohkem informatsiooni vaja. Kuigi hilisemates salmides räägib Jumal temaga sellel teemal pikemalt. Sest et Mooses oli tark mees ja ta sai aru, et kui ta läheb iisraellaste juurde Egiptusesse ja ütleb, et ta on tulnud Egiptusest välja viima, siis nii mõnegi jaoks oleks tõenäoliselt olnud naeruväärne kontseptsioon. Ja teise Moosese raamatu 3. peatükis, salm 13, Mooses küsib Jumalalt, vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile, teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult, mis ta nimi on, mis ma siis neile pean vastama. Ja salmides 15-18 Jumal vastab, ütle Iisraeli lastele nõnda, Jahve, teie vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal on mind läkitanud teie juurde. See on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve. Mine ja kogu kokku Iisraeli vanemad ja ütle neile, issand, teie vanemate Jumal on ennast mulle ilmutanud. Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal ja on öelnud, ma olen tõesti pidanud silmas teid ja seda, mis teiega Egiptuses on tehtud. Ja ma olen öelnud, ma viin teid välja Egiptuse viletsusest, kaanalaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiilaste ja jebuuslaste maale, mis piima ja mett voolab. Siis nad kuulavad su sõna. Nagu näha, siis Jumal tutvustab ennast nendele olulistele piiblitegelastele väga konkreetselt ja selgelt. Ta oma tutvustuses toob sisse päriselulise mõõtme, selle, mida ta on juba kellegile teinud ja tutvustab oma edasisi plaane, mis tal ühe või teise jaoks on plaanis. Mõnes mõttes ma olen mõelnud, et kas ei oleks nagu tore omada analoogset sõpra, et keegi, kes tuleb, ütleb, et ta on minu parim sõber, toob mulle poest süüa, tuleb remondib mul auto ära oma kulul, hangib mulle mingisuguse majaplatsi kuskil, et mul oleks võimalik linnamelus puhata ja siis toob mulle taskuraha, et ma ei peaks millestki kunagi puudust tundma. Aga sisuliselt see on just see olukord, mida Jumal Iisraeli rahva esiisadele on kirjeldanud, et kes ta neile on ja mis ta on valmis nende nimel tegema. Kuidas võiks Jumal tutvustada ennast sinule endale, kes ta sulle on? Mina olen see, kes aitas sul üles leida autovõtmed. On väga lihtne. Või natuke keerulisemalt, et mina olen sinu Jumal, kes sind on hoidnud su elu õnnetuses. Või mina olen sinu Jumal, kes juhtis olukordi, et saaksid selle keerulise eksami ära teha. Või siis, et mina olen see, kes aitas sind välja depressioonist ja aitasin leida elule uue mõtte. Võib-olla nendest näidetest on midagi sellist, mis me endi eludes ehk ära tunneme. Et äkki me oleme
mõned nendest sündmudest kirjutanud õnnearvele või siis eksamite puhul oleme olnud nii targad ja tublid, et kõik õigeaegselt ära õppinud ja ette valmistanud. Aga minu enda elust on olukordi, kus eksam on saanud tehtud ja ma ei ole kindel, kuidas. Kui sa pole enda puhul kindel, siis see on üks küsimus, mille üle meil kõigil võimalik hiljem sisulisemalt järgi mõtelda. Kuidas Jumal ennast meile võiks tutvustada või ehk kuidas ta on seda ka juba teinud. Aga nüüd jõuame selle mündi teise poole juurde, mis ehk viib meid selle sõnavõtu või mõtiskluse kõige olulisema küsimuseni. Et kui Jumalal on väike mäluauk ja ta küsib sinu käest küsimuse, kes sa mul oled, siis mis sa vastaksid? Kuidas sa Jumala poole pöörduksid, et kes ma olen? Või kuidas sa vastaksid, kui Jumal sind kutsub? Mul kahjuks ei ole piiblist tuua näidet. Piiblis ei ole kirjeldatud olukorda, kus Jumalal oleks olnud mäluauk. Aga 1. Saamueli raamatu 3. peatükis ja 10. salmis kutsub Jumal noort Saamueli. Ja issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel, Saamuel, Saamuel. Ja Saamuel vastas, räägi, sest su sulane kuuleb. Saamuel vastab, räägi, sest su sulane kuuleb. Ja piibli sellest kohast edasi lugedes me saame teada, et Saamuelist sai tegelikult suur Jumala prohvet. Ja ta oli valmis tegema kõike, mis Jumal saatis teda tegema. Kuidas on meiega? Kas oleme Jumala heaks või tema nimel midagi teinud, mis annab meile õiguse ennast üht või teistmoodi nimetada? Või kas meil on olemas valmisolek midagi teha, kui Jumal seda palub? Või filosoofilisemaks minna, kas me üldse saame Jumalale midagi teha, mis annaks meile eesõiguse ennast tema suhtes kuidagi spetsiifiliselt defineerida? Isegi kui meil ei ole Jumalale endale otseselt midagi anda või tema jaoks teha, siis selle küsimuse vastuses peaks vähemalt kajastuma meie hoiak Jumala suhtes. Ja Saamueli näitel mõistame, et sellest hoiakust saab alguse tegelikult kõik. Mul ei ole sellele küsimusele teile head vastust välja pakkuda. Õigemini, mul on küll mingeid vastuseid võtta, sest et ma olen selle küsimuse peale päris palju mõelnud. Aga need vastused, mis ma enda jaoks olen mõelnud, need ei ole siin kohal olulised. Sest et selle küsimuse vastus on väga individuaalne ja kellegi teise poolt ette öeldud vastus tegelikult ei mõjuta meie isiklikku suhet Jumalaga. Ja selle mõtiskluse mõte on panna meid iga ühte iseseisvalt eraldi selle teema peale mõtlema, sest et ainult nii saab see meile kasuks tulla. Sõnavõtu motosalmi sõnad ütlesid selliselt. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Ma soovin, et me kõik teaksime, kes on Jumal meil isiklikult ja kes oleme meie Jumalale. Et võiksime teda tunda ja tema tunneks meid. Aamen.